Tere, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 140. saade pärast lühikest suvepausi oleme taas eetris. Vaatame üle lõppenud nädal kõige olulisemad teemad. CNN-i ja Axios'i viimaste teadete kohaselt lubavad USA ametnikud teisipäeva või kolmapäeva õhtul Iraani vastu suuremaid, kestvamaid ja pikamaajalisemaid rünnakuid. USA on algatanud Iraani vastu märkimisväärselt laiendatud õhurünnakute laine, mis on 4–5 korda suurem kui 10 päeva tagasi läbi viidud rünnakud, ütles USA ametnik Axiosele. Ametniku sõnul peaks operatsioon kestma veel tunde. Iraani riigimeedia teatab samal ajal oma vägede esialgsest kättemaksust. Kell 5 hommikul Teherani aja järgi läheneb ja on saabunud teateid Iraani kättemaksust Pärsia lahe riikide vastu, mis näib kujunevat etteaimatavaks mustriks. Pärast seda, kui USA mõni tund tagasi algatas uusi õhurünnakuid Iraani saartel ja rannikualadel Hormuzi väina lähedal, AFP ja teiste allikate arenevate teadete kohaselt. Bahreinis kuuldi pärast õhurünnaku sireenide helisemist plahvatusi, AFP. Kuveit teatas vastusest vaenulikele raketi- ja droonirünnakutele. USA väed ründasid Põhja-Iraanis 2 raudteesilda tiibrakettidega. See oli esimene USA rünnak Iraani taristu vastu pärast 8. aprillil sõlmitud relvarahu. Kinnitamata teade kohaselt tulistatakse Katari pihta rakette, mida pole juba tükk aega juhtunud. Iraan on väidetavalt tulistanud Kataris asuva USA Al-Udeidi õhuväebaasi pihta ballistilisi rakette, mis on esimene kord märtsi algusest saadik. Euroopa Parlament on sillutanud teed niinimetatud chat-kontrolli 1.0 taas kehtestamisele. Kriitikud nimetavad seda ohtlikuks pretsedendiks privaatse suhtluse jälgimisel. Endine Euroopa Parlamendi liige Patrick Breyer reageeris eriti teravalt, kirjeldas otsust kui tõsist tagasilööki andmekaitsele ja põhiõigustele. Meie lapsed kaotavad, kuulutas Breyer pärast hääletust. Tegelik kaotaja, ütles ta, pole mitte ainult kodanike privaatsus, vaid ka tõhus lastekaitse. Breyeri sõnul tugineb Euroopa Liit jätkuvalt vahendile, mille tõhusust pole kunagi veenvalt tõestatud. Kurjategijate vastu sihipäraste meetmete võtmise asemel pannakse miljonid süütud kodanikud üldise kahtluse alla. Ta hoiatab, et platvormid jätkavad vabatahtlikku kahtlase sisu otsimist privaatsõnumitest, fotodest ja failidest. Ning jälle on möödunud öö ning tavapärased suured Ukraina droonirünnakud Venemaa naftarajatiste ja tankerite vastu on toimunud. Seekord mõjutas vähemalt 3 Venemaa piirkonda, teadsid võimud neljapäeval. Rünnakud tabasid naftahoidlaid Stavropoli ja Tveri oblastis, samuti naftapumplad Baškortostani vabariigis ja merelaadmisterminali Rostovi oblastis, lisaks muudele teatatud mõjudele, teatab Amsterdamis asuv Moscow Times. Selle nädala NATO tippkohtumisel kiitis Ukraina president Zelenski oma riigi droonivõimekust ühte maailma parimat ning et Venemaal pole praegu sisuliselt ükski koht turvaline. See oli ilmselt esmaspäeval selgelt näha, kui pikamaad droonid püstitasid Lääne-Siberis Omski linnas asuva laialivalguva naftatöötlemistehase ründamisel uue kaugusrekordi. Täna jõudsid meie pikaajalised sanktsioonid Omski naftatöötlemistehaseni, see asub Ukrainast ligi 2500 kilomeetri kaugusel, teatas Zelenski öises pöördumises varsti pärast rünnakut. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu ainult kui toetajad neid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077000087696547 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalusi näete saate jooksul kui ka päris saate lõpus. Aitäh, kes on meid praeguse seisuga juba toetanud, loodetavasti tuleb veel toetajaid juurde. Meie järgmised saated saavad olema eetris nii 19. juulil kui ka 26. juulil. Kohtumiseni siis nädala pärast.